80 minti, ma ei tea, midagi sellist. Stark Varg siis, elektrimootorratas, 80 hobujõuline elajas, ma ütleks. Tead, see vaikus, see on niisugune huvitav asi selle juures, et ma ei tea, kas sa kuuled nagu oma mõtteid või saad nagu paremini keskenduda, aga hästi hea on teha tehnikaga tööd, kusjuures vaikse tsikli peal, eriti kui teisi ei ole. Siis sa sõidadki põhimõtteliselt nagu jalgrattaga, et ta ei tee häält. Väga põnev asi oli see, et ma saan kuulata tagarehvi pidamist. See oli nagu väga üllatuslik asi, et muidu see ikka, sa pead tunnetama tagumikuga, et kas tagaratas nagu tagaots tahab minna, astuda ette poole või ei taha. Sellega konkreetselt sa nagu kuuled, kui ta hakkab liiga palju juba ringi käima ja siis lihtsalt lased natukene gaasi maha. Et seda on raske võrrelda nagu tavalise mootorrattaga. Seda on väga kerge keerata, sest tal ei ole seda mootori inertsi sees. Hästi kerge on kallutada. Ja ta suunda muudab nagu põhimõtteliselt mõtled ja läheb. Teine asi, mis on väga erinev tavalisest krossi mootorratast, on see, et nii pea, kui sa natukene gaasi puutud, see kohe läheb. Kohe. Amortide poolest nii palju, et siin on küübi amortid all. Nagu mõnel teisel tsiklil, nagu näiteks Yamaha ja Fantic või võib-olla mõnel veel, ma ei ole päris kindel. Ärge võtke minu juttu praegu siin kullana, aga ma märkasin, et siin tagamordi peal on üleval 3 kohta, kus sa saad timmida amorti ja all on reboundi kruvi eraldi, et sellist amorti maa pole varem näinud. Rahapeal töötas väga hästi. Ma ei keeranud siin mitte ühtegi klikki mitte kuhugi pooled, on niimoodi nagu tehasest tuli. Ta on tehtud süke 85 kilole, ma ise kaalun 82 hetkel. Paneme saapad kiivri juurde, ongi süke 85 juurde sinna. Käsipidur oli väga harjumatu. Selle käsipiduriga sõites ma vahetasin nii käiku, kui panin tagapidurit jalaga, ütleme ausalt. Kuigi seal kange ei ole, lihtsalt tegin harjumuses seda. Aga ütleme nii, et see käsipidur, raske on tunnetada, sa ikkagi oled harjunud võtma sidurit nagu natukene järsemalt kui seda pidurit, et üsna kerge on plokki lasta. Kuigi sõrmega on seda üsna lihtne tunnetada, ausalt öeldes. Ma arvan, et mingi 2-3 trenni siis oled täiesti harjunud juba. Päris huvitav on see mäppide süsteem tegelikult. Saku Raepall on üks suurem sorti hüpe, nimetatakse seda kolmikuks. Ma tulin sinna see eelnevasse hüppesse peale. Mul oli number 3 mäpp. Number 3 oli süke mingi 60 hobujõudu. Mootori pidurdus oli äkki seal mingi 60-70% peale, et see meeldis mulle nagu kõige rohkem. Tal oli kogu aeg jõudu, ükskõik millal sul seda vaja oli. Aga samas mootori pidurdus oli sarnane nagu ütleme süke 2,5-4 takti võib-olla midagi sellist. Need on raske nii või võrrelda, et täpselt ei tea. Aga igal juhul 80 heppa on maks ja see oli 5. mäpil. Ja ma vajutasin õhus 2 korda mäpi nuppu, millel oli väga lihtne pihta saada. Ja otsustasin, et ma nüüd hüppan selle kolmik üle ja niimoodi tegin ka. See minek, mis tal on selle 80 hobujõu pealt, see on järjekordselt selline asi, mida tegelikult sa ei oska nagu oodata seda. Võib-olla siis, kui ma proovisin ühe korra rinka peal sõita, tonnise mootorrattaga. See oli nagu midagi sellist, mida võiks võrrelda sellega. Kui kiiresti see mootorratas võtab omale hoo sisse. Et lihtsalt puhas jõud selle 80 hepa pealt, hobujõu pealt ja see kohene gaasi vastus on ju, see on nagu midagi teistsugust kui sisepõlemismootor. Mul näiteks ükskord, ma proovisin seda 80 hepa, proovisin sellega kurvega keerata, panin pikali maha. Et tõmbas ikka nii julmalt kurvist välja, et ma isegi ei jõudnud nagu kinni hoida seda tsiklit. Käisin metsa vahel ka ja metsa vahel on väga mahe lasta. Et siis ta ei ole kogu aeg nii öelda pöördes, et ei hoia gaasi peal nii kogu aeg, seal on rohkem siuke törtsutamine. Seal pidas jumal hästi vastu ja metsa vahel põhimõtteliselt sõidad selle tsikli ja kuulad samal ajal linnu lauluna. Täitsa uus kogemus. Aku saab kiiresti tühjaks küll, aga selles mõttes, kui sa tuled maha, sul on kas on vool krossirajal olemas, mis enamusel kipub olema. Mitte küll Eestis, aga kui sa lähed Saksamaa, Holland, Belgia, siis üldiselt on vool nagu alati olemas. Kenekas võtab vähem bensu kui mootorratas on ju. Et saad laadima panna ja laeb umbes minutis 1%. Võib-olla asendi poole pealt ka nii palju, et pill on
väga hästi välja töötatud, et tsikli peal on ruumi, kogu aeg saad päkkade peal sõita, kui sa valid selle tagapiduri, millega saad näpuga tõmmata, mis on väga suur eelis pidurusaukudes. Ettepoole on mugav minna, pill ei hakka otsima soont liiga palju, tahapoole on mugav minna, sadul on piisavalt pikk ja jalarauad ei ole nagu sul kuskil kõhu all, et ruumi on tsikli peal, see on mõnus. Ütleme, et kogu pakett kokku kindlasti peab proovima, et siis sa saad ikka ise aru, et millega tegemist on. Väga huvitav pill. Tänud Velt! Mõtled sama, mis ma või? Ma arvan küll.